targad mehed räägivad, et seal, kus me oleme, see on tingitud meie valikuvabadusest, eks ju, et paremale või vasakule. See on meid juhatanud siis sellisesse punkti, kus me siis hetkel oleme. Nii kehalises mõttes, materiaalses mõttes, tarkuse mõttes, ilu mõttes, ma ei tea, ühiskonna mõttes, et meie valikuvabadus on siis viinud sinna nagu läbi kehade 8 400 000 erinevat eluvormi meie päikssüsteemis, eks vedades öeldakse. Ja no ühesõnaga selline informatiivne, huvitav moment, aga kui suur on siis meie see valikuvabadus, kui sa sünnid siin Kaliuga, siis meie ajastu liivakastis. Kaliugat muidugi kirjeldatakse, et ega see nagu väga selline ilus kirjeldus ei ole, seal on seda ilusat ka palju, eks ju, aga üldiselt on selline inimeste omadused on väga madalad, kehaline kontseptsioon, teiste ekspluateerimine, mina, mulle, minu mantra. Ja siis sa oled selles liivakastis ja põhimõtteliselt on sul nagu 2-3 valikut. Üks valik on see, et sa saad aru, võib-olla eelmistest eludest juba, et see pull mulle ei meeldi. Nii iha, viha, kadedus, et see on nagu nii kõva kruuv on, et ta loobud nagu sellest maailmast. Juba siin olles selles maailmas, kas sa lähed Himaalaja mäestiku kuhugi koopasse või lood oma kommuuni, lood oma kuningriigi nii eraldi, kui saab sellest poliitilisest hetke siis sellest olevast kaupmeeste möllust. See on liivakastis. Ütled, et lähed liivakastist välja, ütled, et lapsed mängige edasi, nägemist, eks ju, nii vähegi kui võimalik kuidagi püüad nagu mitte üldse kokku puutuda. Siis teine variant on juktavaraga printsiip, et sa kasutad seda materiaalset energiat, olevaid vahendeid ja iseenda omadusi, kes on, ise oled ka ju selles mõttes selle ühiskonna produkt, sa ei ole sündinud pühakeks ju enamus meist. Proovid seda siis nagu positiivselt ära kasutada, püüad seda muusikat või jutlustamist või raamatuid, kõike nagu ikkagi kallutada läbi kultuuri sinna, et me oleme igavene hing, et loodus ei ole surnud lüpsilehm, et on olemas kõige kõrgem teadvus ja seda infi püüad siis nagu, et keha on püha, aga keha on lihtsalt vahendid kasutatakse teiste ja kõige kõrgema tingimusteta armastuslikuks teenimiseks ja eks ju. Ja siis kolmas variant on ka nagu sarnane selle teise variandiga seal liivakastis, eks, et sa nagu sa tunned, et sa ei ole nii kõva mees. Sa lihtsalt nagu Prabhupada ütles, et kõik on kehvad diilid, et sa valid lihtsalt vähem kehvema diili. Nii palju kui võimalik, et ütleme meie ka, eks, et me ei ole nagu nii kõva mees ei ole, et lähed sinna pranajaamat tegema Himaalaja mägedesse või kuhugi metsa kommuuni üksinda või mitmekesi, eks ju, nii kõvad šaktit ei ole, et siis sa lihtsalt proovid poes, poes on enamus, protsent on crap-toit, mis su keha lõhub, eks ju, mis on ka ilmselt teadlik, kõik see meedia, filmid, kõik need asjad on see, mis teevad tegelikult õnnetuks ja seda kehalist kontseptsiooni suurendada, siis sa proovid lihtsalt seal seda võimalikult vähem tarvitada ja siis proovid nagu nii palju kui võimalik nagu tervislikku ja positiivset teadust tõstvaid asja kasutada. Seda on ka ikkagi, et ei saa öelda, et üldse ei ole, et kõik on lihtsalt 100% kaos. Et selles valikuvabaduses ainult 3 varianti ongi siin liivakastis, kus me oleme siis kehastanud Kaliuga liivakastis.